Tere, hea köögisõber! Kevad on käes, kartulipanek, aiatööd on nii palju. Ei ole aega süüa teha. Õnneks mul on olemas ka perelanne, kes mulle süüa teeb. Aga ma ostsin kunagi sellist ilusat triibuliha. Ja ta oli paras ilus selline tükk. Ja siis ma otsustasin talle, lõikasin ta viiludeks ja panin talle soola peale, et ta on just 6 aega mul sooldunud. Aga nüüd ma tahaks tast teha toitu ja ma tahaks teha, leidsin sellise retsepti nagu hautatud soola sealiha lõigud. See oli valik toiduretsepte 1974 aasta raamatust. Ja siin ei olegi muud, kui need lihaviilud peaks nüüd ära leotama kindlasti 1 tund aega vee sees. Siin on mul need 1 päris palju, siin peaks olema pool kilo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tükki. Noh, sellest saab peres öödus küll. Need ma panen 1 tunniks saaks vette ligunema, seda ma ei pane. Nii, ja siis ma kuivatan ta ära köögipaberiga ja siis ma hiljem paneerin muna sees, ühe muna võtan, paneerin muna sisse ja siis jahuga. Ja siis panen rasvainet ja pannile ja mõlemalt küljelt poolelt ma praen siis hele pruuniks nad ära. Ja siis ma panen sinna potti, panen potti ja see panni peal, mis see rasv on, sinna ma kallan see klaasides vett. Ja sellest tekib selline praeleem. Ja selle leeme kallan ka sinna sisse potti juba, kus see liha läheb hauduma. Ja siis ma kallan selle piima ka sinna peale. Natuke panen pipart ka, musta pipart. Ja siis selle piima ja selle sees hautan siis selle liha ära. Aga siin on mul 11 kartulit võetud. Ja kartulit ma koorin ära, puhastan ära ja panen siis potti soolaga massitud vette keema. Ja siis ma võtan seni kui nad keevad, need porgandid puhastan ära ja siin on mul 250 grammi Türgi juba. Neid ma tahan siis aurutada ühes potis. Ma panen aurutus sõela peale, puhastan ära sõela peale selle ka. Natukene siputan võibolla soola ka hästi vähe ja siis poti põhja panen vee ja see vee aurustub siis läbi selle sõela, aurustab need ära selleks saab. Ja sellest peaks saama mulle minu perele õhtusöök. Head õnnestumist! Nii, siin on vesi olemas ja ma panengi need lihatükid nüüd siis siia ligunema, et üleliigne sool läheks ära, sest hiljem ma nagunii soola ei pane talle juurde. Nii, ja 1 tunni aja pärast, nii kaua ma koorin, puhastan kartulid ära, porgandi ära ja siis teeme edasi. Kartuli ma puhastasin ära juba, porgand on samuti puhastatud. Ja siia ma võtan sellise poti, ma kallan 3/4 liitrit siia potti kõhja vett. Ja selle ma panen siis siia peale potile sellise resti. Teil ilmselt on olemas ka selline rest. Ja siis on mul veega loputatud Türgi joad. Ja need Türgi joad ma panen siis ka siia peale. See resti peale. Ja muidugi tahaks võib-olla natukene siputada soola ka võib-olla. Ma ei tea, kuidas õige on. Nii, ja see läheb mul siis tulele. See pott kaan peale muidugi. Ja siis ta aurustub siin peal. Nii. Ja see läheb tulele. Kuskil pool tundi peaks pehme olema. Ja siin siis kartul läheb ka keema, liha veel leotub, selle ma panen auto. Kastrulli panin tulele, siia ma panin 1 liitri vett ja muidugi panen siia siis rusikatäis soola ja ajan ta keema. Ja kui ta juba on keenud, keevalent, siis ma panen talle, desertlusikas, ta ei ole täis, praktiliselt riiki. Ma arvan, seda piisab 10 kartuliga.
nii, potile saame üle ja nüüd ta läheb keema. Aga need kartulid on mul praegust siin kooritud ja ma ei valinud neid ühesuguseid. Mõned on siin suuremad, mõned on natuke väiksemad, näete. Siis ma pean selle kindlasti pooleks lõikama, et siis nad on enam-vähem ühe suurused. Siis nad keevad enam-vähem ühtemoodi. Teised on siin enam-vähem sama suurused. Siin on väike vahe. Nii. Kui keema läheb, siis hakkame seda tegema. Nii, ja nüüd on mul siis liha. Liha on mul siin vee sees nüüd. Selle ma võtan siit välja. Ma panen ta tegelikult nõrguma. Nõrguma kohe selle peale. Vaat niimoodi. Siis ma kuivatan ta ära. Sest märga liha ei saa. Ei hakka külge midagi. Nii, ja siin ma katsun esiteks kas võib mingisuguse köögirätikuga kuivatada. Paberrätik on ka selleks väga hea. Ühelt poolt ja teiselt poolt ja suur vesi saab ära. Nii. Ongi enam vähem. No, kus ma panen siis nüüd? Neid potikesi, neid peab siin olema. Ja kausikesi. Nii. Laud on väike, siis me väga palju üleist asju ei hoia. Ja paneme siis tule hakkama. Nii, tuli hakkama, panen ta natukene õli ka alguseks põhja, muidu liha hakkab kohe pahandust tegema siin võib-olla. Panni laseme hästi tuliseks, sest ta peab kiiresti küpsetama. Nii. Ja nüüd ma panen selle jahu nüüd ma siputan selle jahu siia kandiku peale. Ja võtan selle lihatööki ja ühelt poolt ja teiselt poolt jahuga kokku ja läheb pannile. Üleliigse jahu võib ära pealt, sest seab liiga pruuniks muidu. Kõik ei mahugi mul ära siia. Ühe saan veel panna ja siis tuleb järgmine pallitäis. Nii. Ja nüüd kähku mõlemad pooled. Natuke aeg lase nüüd helepruuniks. Liha praeb, vesi keeb ja keevasse ette läheb kartul. Vett läheb. Nii, nüüd keerasin teised küljed. Palju nii, lihad on ilusad.
Ja selle ma laotan nüüd siia poti põhja. Siin on üks pott mul. Näete, väga ilus. Seda võtan minuti seista. Aga nüüd lähevad järgmised, viimased. Võtame selle ära. Ja, väga ilus. Nii. Tuleb keema vesi ka kohe, paneb lisavett. Nii, liha hakkab ka siin juba ilusast pruuniks saama. Ja need lihad panen siia potti. Ja kohe kui lihad ära võtame, siin on niisugune hea prae. Siit tuleb nüüd prae puljong meil. Ja. Minuti praegu. Mõne minuti veel. Tule võtsin maha kartul rahulikult teed. Ja, aitab küll õuksed viivud. Nüüd ma kannan selle klaasides vett siia panni peale. Nüüd tuleb tossu küll, aga ja sellega saab siin see pann puhtamaks ja see magus puljong, prae puljong. Selle me saame siit panni pealt kätte. Nüüd tänu sellele saab pann puhtaks ja hea puljonggi saame siit lihadele peale. Ja nüüd ma panen selle poti siin tulele ja kallan selle siia lihadele peale. Ja nüüd hautan, panen kaane peale ja hautan need lihad pehmeks. Nii, nüüd liha on valmis ja siia ma kallan nüüd peale piima ja lasen ta keema. Näete, ilusti keeb. Nüüd läheb kohe veema. Nii, nüüd liha on valmis. Siia ma üritan midagi panna maitseainet ka juurde. Siin võib panna maitse rohelist. Natuke panen talle tilli. See on ju kaste lõppude lõpus. Natuke panen peterselli ka natukene. Annab värsket lõhna. Võib ka sidrunipipart panna. Vastet ja siis ongi see kartul saab valmis ja köögivili on mul arutatud. Paneme vaagnale ja saab sööma hakata. Ja siis on meil hautatud soola liha. Nii.
hautatud soolalihareigud on söömiseks tallikul. Siin on hautatud porgand, Türgi juba, tavaline tomati, redis, kartul ja liha ja tisu.